Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on, mida toob juunikuu 2026 aasta, nii et vaatame, mis on juunikuul. Siis meie jaoks varuks tegemist on siis valikaart stiilis videoga. Valida on teil 3 valiku vahel. Valik number 1, 2 ja 3. Iga valik saab endale siis terve posu tarakaarte, oraaklikaarte, siis ka selle kuu olulised tähemärgid ning selle kuu olulised ka kuupäevad. Võtame siis siit kausikesest välja, et mis on sellised olulised ajapunktid siis sinu jaoks või iga valiku jaoks siis selles kuus. Ja kui sul läheb rohkem aega valiku sooritamisega, soovitan alati panna video pausile, saad rahulikult ära otsustada ja edasi vaadata. Ning siin video all kirjelduses on olemas ka ajamärgid. Saad sinna klikata, video hüppabki kohe automaatselt sinu valiku juurde, et sa ei pea ise kuskilt siis otsima ega jalgratast hakkama siin leiutama. Ja enne veel, kui ma alustan, ma tahan sulle öelda kogu südames suur aitäh, et sa siin oled, et sa seda videot vaatad. Aitäh sulle, kui sa oled hakanud Tiiu Tara YouTube'i kanalit jälgima, oled pannud ka videole laigi, kommentaarides mulle andnud märku, kui midagi on hästi sobinud, täppi läinud või meeldinud. Ja suur aitäh kõigile, kes on külastanud ka tiiutarat.ee kodulehte, seal ka videoid vaadanud. Äsja on ka sinna ilmunud siis mida toob suvi 2026 aastal, mida toob aasta 2026 on seal üleval ja seal on ka erinevaid teisi lugemisi töö teemal, karjääri teemal, raha teemal, armastuse teemal, suhete teemal, kõikidel teemadel, mis meil elus võivad siis ette tulla. Aitäh, kui sa oled juba külastanud minu kodulehte tiiutarat.ee. Aga meie lähme siit nüüd juunikuu energiate juurde, lähme lugemise juurde ja alustame. Valik number 1, tere tulemast, kui sa valisid need imeilusad sellised kollased, oranžikad kivikesed. Need peaks olema tsitriin mõlemad, et tsitriini kohta öeldakse ka kui et naturaalne selline depressiooniravim, nii et palju rõõmu pidid need kivikesed ka tooma. Ja võib-olla valisid sa ka kaardi järgi, mul on siin uus, täiesti kõige uuem minu kaardipakk, see on üks siis oraaklikaartide kaardipakk ja sa valisid siis kaardi number 15 ja selle kaardi tähendus ja see sõnum on see, et lõpeta üle pingutamine. Et meil tuleb nagu sellest kuidagi, mul on vaja kõik tehtud saada, vaata sellest energiast siis jagu saada, et saab ka puhata selles kuus. Esimene siis sellest kaardipakist oligi kaart number 15, siis üle töötamise, üle tõmblemise nagu lõppemine, aga kuna see on nii uus ja nii lahe kaardipakk, siis ma võtsin lausa 2 kaarti sealt igale valikule välja. Sinu teine kaart on kaart number 39, haavatavus on meie tugevus, ütleb see kaart, et väga-väga ilus. Järgmine kaart on loomahingade kaardipakis, see on kaart number 12, see on kanaarilinnukese siis hing. Siis meil tuleb järgmisest oraaklikaartide kaardipakist, see kaart on seotud siis küllusega ja rahaga, et meil on selline suurema sissetuleku kuu, väga-väga hea märk, eks ole. Siis kaitsehinglite kaardipakist meil on ka kaart number 12, samuti nagu loomahingade kaardipakist ja see on usu ja uskumuste ja ka eneseusu siis ingel. Ja kuu oraaklikaartidest on meil kaart number 2 ja see on muusik ja kus juures see loomahingade kaardipakk, see kanaarilinnu hing räägib ka, et tema nagu see sõnum sulle on see, et laula ise enda laulu, sellised noodid tulevad tal juba siit nokka vahelt välja ja istub ta suure flöödi peal. Ehk siis siin on nagu muusika hõnguline kuidagi lugemine teile. Valik number 1. Lähme ka siis tarakaartide juurde. Mõõdukus tagurpidi, kuu tagurpidi, päike õigetpidi, müntide 10 ja armastajad tagurpidi. Ja siin on siis valik number 1, sinu siis selle kuu olulised tähemärgid. Ja need siis võtame välja lugemise lõpus, et sul oleks ka põnevalt midagi siin ees oodata. Aga üldiselt, no tead, sul tuleb väga-väga ilus kuu. Sul on ka kusjuures juunikuu kaart armastajad siin nagu väljas, et oskad täitsa hetkes elada ja olla nagu kohal. Sul on kaardipaki maailma kõige parem kaart. See on päike. Päike on õigetpidi ka veel väljas. Päike õigetpidi, see tähendab seda, et kõik saab korda. Kaardipanijate naljad on sellised, et kui päike tuleb välja, siis ei ole mõtet edasi rääkida. Niikuinii tal läheb kõik hästi. Niikuinii tal kõik mured lahenevad ära, kõik probleemid kaavad, ühtegi tormi, pilve ei ole enam pea kohal. Päike paistab, elu on ilus, on. Ja päike ka räägib sellest puhkusest ja aja maha võtmisest ja sellest rahust kusjuures. Ja päike tähendab väga-väga õnnelikku kuud, et kui ma juba sellest hakkasin rääkima. Ja ta tervendab tõepoolest kõike. Kui on näiteks
tervisemured, meie keha, eks ole, võib-olla me ei maga hästi, võib-olla meil on toitumisega teatud mured või võib-olla me tahame ka vabaneda mingisugustest pahedest, on see sõltumine, näiteks see, et me sööme väga palju, näiteks magusat on ju, või ka meie liikumisharjumused, trenni tegemine, ka see, kuidas me lubame enda kehale nagu sellist lõõgastust ja rahu, et päike hästi nagu parandab meie tervist, tekivad sellised tervislikumad harjumused ja selles kuus ongi hea ka ise nagu aktiivselt sellega tegeleda, väga palju fookus sellele tuua. Päike parandab ka meie suhteid ja kui on olnud tülisid, kui on olnud krahhe inimeste vahel, kui on olnud lihtsalt selline pingeline periood, kus me võib-olla ei olegi saanud sellist lähedust kogeda või et toredate inimestega kokku saada, siis päike aitab nagu kuidagi need suhteteemad ka joonde saada, eks ole, me tunneme rohkem elust rõõmu, me oleme rohkem kohal, kuna siin on nii palju selliseid muusikakaarte nagu väljas, siis võib olla ka sellised kontserdid, üritused, sõpradega lähme kuskile näiteks festivalile, üritusele, peole, kontserdile, et sellised toredaid koosviibimisi siin on. Päikesega absoluutselt tasub nagu ka seda teha, et päike ongi nagu selline hetkes elamine ja nagu rõõmu tundmine. Päike ei muretse enam mineviku pärast, et miks ta mulle nii tegi ja miks see nii läks ja miks mul ikka selle tööga nii läks. Ta ei muretse mineviku pärast, ta ei muretse ka tuleviku pärast. Päike ju elab olevikus hetkes, eks ole. Ta ei muretse, et kas mul ikka saavad asjad tehtud ja kuidas mul ikka läheb ja mis siit ikka nüüd tulemas on. Teda ei huvita see. Ta elab hetkes ja vot selline käitumismuster ongi sulle selleks juunikuuks kõige kasulikum ja edukam, kui me ei muretse mitte millegi pärast, elame lihtsalt hetkes, naudime, et päike tervendab ka meie rahaasju, sul on ülihea rahakaart, müntide 10, mega hea rahakaart, müntide 10 on sul väljas ja ka veel õigetpidi ja kõrvuti päikesega, müntide 10 üleval istub mis rahakaart, järgmine nagu selline materiaalse külluse ja edu ennustaja, eks ole, nad on omavahel siin ilusasti nagu kuidagi katus pea kohal, eks ole, siin nagu mõnusalt sünkroonis, et päike tõesti tervendab kõike, raha, suhteid, armastust, keha, tervist, kõik, mis on katki, päike teeb korda, see ongi nagu siuke korda saamise kuu ja ka korda tegemise kuu, aga pea meeles, et sa ei pea nii palju asju enam punnitama ja tegema, sinu esimene kaart ikkagi räägib sellest, et sa ei pea nagu pingutama hambad ristis, palehigis kõikide asjade nimel. Kui me hakkame hetkes elama ja lihtsalt hetkest rõõmu tundma, siis tead, õiged asjad juhtuvad niikuinii. Nagu need sünkroonsused tekivad nagu sellises voolamises ja rõõmus ja päike toob sulle palju rõõmu. Isegi kui sa võid praegu tunda, et sul on masendus ja kõik sa enam ei viitsi ja kus nüüd see rõõm mul ikkagi nüüd tuleb, et see tundub nii utoopiline, tegelikult tuleb, et päike alati seda meile nagu toob. Ja päike on ka meie sisemise lapse kaart. Väga hea kuu tegeleda, kuna sul on see perekonna suguvõsa teemade kaart siin kohe kõrval, müntide 10, väga hea kuu, milles ongi näiteks teraapiasse minna, tegeleda enda nagu sisemise lapsega, lapsepõlve traumadega, lapsepõlve teemadega, ka see jälg, mille nagu meie vanemate käitumine on meisse jätnud väiksena, eks ole, et see ongi lapsepõlve traumad teemad. Ja kuidas me ka sisemist last tegelikult päikesekaardis hästi tervendame, on muusika, laulmine, tantsimine, maalimine, joonistamine, igasugune kreatiivsus, mis me saame endast välja lasta. Võib-olla sulle tuleb tuhin peale, sa tahad kirjutada raamatut, kirjutada luuletusi, kirjutada blogi, sotsmeedias jagada endast näiteks rohkem midagi, et joonistada või õppida midagi selles vallas, et kuidagi disainida midagi. Absoluutselt, et päike on nagu tohutult selline ilus kreatiivsuse allikas. Me kanaldame lihtsalt kosmosest ja enda hingest nagu nii ilusat energiat siia maailma läbi selle päikese, et alati tuleb nagu päikeses on hea tuletada meelde väikeseid lapsi. Väike laps, ta trallib, ta mängib enda mänguasjadega, ta kasutab fantaasiat, on ju, et ta võib mängida kas või mingisuguse männi käbiga, aga tema jaoks on see auto või inimene, eks ole, et see ongi nagu selline fantaasiaküllane, särav, loominguline, lõbus, kreatiivne kaart, see päike.
ja päike esindab ka tervet suve, päike esindab väga spetsiifiliselt ka veel augustit, aga ta ongi nagu selline, päike paistab ja helge ilus on olla nagu kaart sulle siis selleks juunikuuks. müntide 10 on kohe siin kõrval, räägime su rahaasjadest ka. müntide 10 on tohutult turvaline, soodne, priske, külluslik rahakaart. Ta tähendab seda, et need sammud, mida sa hetkel astud, küll jällegi ära hakka ennast üle punnitama, on näha, et sul ikkagi see pingelisuse muster on su sees, kuna see ülepunnitamise lõpetamise kaardi all istub meil mõõdukus tagurpidi, mis on selline igavene tõmbleja, eks ole, et ja ka suhteliselt hektiline, aga me ise nagu seda energiat tekitame enda ellu, et tea, et sa ei pea nagu raha nimel või armastuse nimel või edu nimel või rõõmu nimel, et sa ei pea nii palju punnitama enam. müntide 10 on ikkagi tugevate konkreetsete sammude astumine, tubli töö tegemine, enda eesmärkidesse, unistustesse panustamine, aga väga mõnusas tasakaalukas rütmis, et me ei tee enam üle. Sinu pingutused kannavad vilja, kannavad nad juba selles kuus, kannavad nad edaspidi ka. Ja müntide 10-ga need sammud, mida sa hetkel astud, veel aastaid sind õnnelikuks nagu teevad. müntide 10 on ka jõukas pension, et selles kaardis me vaatame nagu pikemat perspektiivi või et pikemat tulevikku, et kus ma olen ja näiteks kus ma näen ennast 5 aasta pärast, 10 aasta pärast, 15 aasta pärast, kus ma näen ennast vanana, mida ma siin elus tahaksin saavutada, korda saata, millise jälje ma endast tahan maha jätta, et müntide 10 on tihti see legacy nagu kaart, on ju, et legacy ongi nagu selle kuidagi enda jälje jätmine siia maailma, et mis tüki endast ma tahan siia nagu jätta, kuidas ma tahan maailma muuta ja mõjutada. Ja müntide 10 sellest nagu räägib. Alternatiivselt müntide 10 on ka väga hea kinnisvarakaart ja kodukaart, kes otsib endale uut kodu, see saab selle, kes nagu kuidagi muretseb raha pärast, et äkki kuidagi ikka ei saa raha kokku või ei saa seda laenu või midagi juhtub, tegelikult läheb kõik väga hästi, kui see kaart on õigetpidi, päike on sul ka kõrval õigetpidi, et rahasummad liiguvad väga hästi selles müntide 10-s. Ikkagi müntide 10 soovitab, et kui sul on teatud unistus või eesmärk, unistuste kodu, unistuste töö, õppida midagi, jõuda kuskile välja, saavutada siin elus midagi, see kaart hästi aitab sul seda teha, aga ta ka ütleb seda, et see võtabki aega ja sinna me lähmegi päeva haaval, nädala haaval, kuu haaval, et ei ole niimoodi, et ma täna unistan ja homme on kõik siin. Mõned asjad võivad tulla väga-väga kiiresti, ega see nagu aeglus ega kiirus, ega see ei tähenda mitte midagi, aga müntide 10 ikkagi, tema toob meie fookuse rohkem nagu sellele, et keskendu stabiilselt, plaanipäraselt, rahulikult, aga väga-väga nagu tublilt. Iga päev natuke midagi teen, eks ole, vaata see selline käitumine raha nagu ja töökarjääri arengu suhtes on väga-väga hea. Kinnisvarakaardina ka, et kes kolida ei taha, kes on enda kodus õnnelik ja rahul, siis ka kodu uuendamine, puhastamine, ehitamine, renoveerimine, korda tegemine, miski, mis on kodus olnud pikka aega katki, parandame ära, võib-olla tahad välja vahetada midagi, sul on uus vaip, uued kardinad, uus kapp on ju, et absoluutselt väga-väga hea kuu nagu selliseks pesapunumiseks. Kuna selle müntide 10 kohal istub meil ka siis külluse selline kaart, siis ka räägime sellest, eks ole. Siin on kirjas niimoodi, mina olen külluse ingel, sa saad selle vajaliku rahasumma kokku, mida sa vajad, kõrgemad jõud, sinu enda hing on praegu sind juhtimas, ja las nemad muretsevad rohkem selle pärast, et kuidas see juhtub, et teen nendega rohkem nagu koostööd, lase neil ennast nagu aidata ja ära kaota usku, ära kaota lootust, et sul on ka see usu ja uskumuste kaart kohe siin kõrval kaitseinglite kaardipakist, et see, millesse me usume, seda me saamegi, see, mida me endale pidevalt korrutame, selline ongi meie elu. Kui me ütleme endale, et ma olen vaene, mul ei ole piisavalt ja ma ei saa hakkama ja mul on kõik nii halvasti, keegi minust ei hooli, siis me paraku nagu loomegi sellise süstemaatilise käitumisega enda nagu edasist maailma. Universum peegeldab tegelikult meile tagasi meid ennast ja ka meie nagu mõtete summat, eks ole. Ja meil tuleb nagu natukene rohkem seda eneseusku nüüd üles leida. Usu, et sa saadki kõik, mis sa tahad. Tegelikult saadki, universum ongi ju nii külluslik ja suur ja lai ja ilus, et sa saaksidki kõike, mis sa tahad.
igaüks meist võiks saada unistuste armastus ja unistuste kodu ja unistuste töö ja palju raha ja vaata, tegelikult kõigile jätkub ja me peame lihtsalt enda nagu uskumuste süsteeme natukene siin üle vaatama ja muutma, et see usu ja uskumuste ingel ka räägib sellesse, et ega mitte ainult eneseusk ja mitte ainult ka usk universumisse, et ma saan kõik, mis ma tahan, vaid ka nagu piiravad uskumused, eks ole, et maailmas ei ole piisavalt. Kuna ma ei õppinud minevikus seda, siis järelikult mina palju raha ei saa ja peangi leppima nagu sellega, et see, millesse me usume, see nagu nii lähebki, eks ole, et natuke tuleb ka seda poolt nagu nihutada ja võib-olla universum sulle hakkab ka näitama nagu märke selle juunikuu vältel, mis tunduvad nii imelikud, kahtlased, utoopilised, teistsugused, et see lööb sinu uskumuste süsteemi natuke vankuma. Et sa näed, hea katse, et millest ma räägin, on ju. Hea selline on teha endaga katse. Et universum näita mulle märki ja siis mõtle välja hästi imelik nagu märke. Ma ei tea, näiteks mingi roosa konn, on ju, kellel on peas nokamüts. Näiteks mõtle mingi imelik X asi nagu välja, on ju. Ja siis pane sellele märgile ka mingisugune tähendus taha, et kui ma seda näen, siis see tähendab seda, et näiteks saan uue töö või lähen, et ma peangi otsustama selle kasuks, eks ole. Ja vaata, kui ägedal viisil universum sulle hakkabki neid märke nagu tooma. Ma näen sellist nagu avardumist või võib-olla ka selle suhtes, et mis on sinu jaoks võimalik siin elus. Eks ole, tihti me ütleme, et mul ei ole võimalik, sest mul pole raha, mul pole paberit, ma ei õppinud seda, noorena ma ei proovinud, järelikult ma enam ei saa. Ja nüüd universum hakkab sulle näitama, aga saad küll. Et parem hilja kui mitte kunagi. Ja sellist asja tõenäoliselt, vaadata sellist asja nagu liiga hilja või et liiga vana või et mis iganes, seda ei ole olemas. Lihtsalt alusta. Ja nagu üks sõnumitest on ka see, et alusta nagu vähemalt sa alusta kas või lohakalt, võib-olla alguses ei tulegi välja, aga vähemalt sa alustasid. Et alusta pigem hilja kui see, et sa jäädki ootama, on ju. Et muidu sa jäädki mõtlema, et mis oleks kui. Et päris huvitav, et see uskumussüsteemide nagu teema, see on natuke ka selle rahaga seotud, kuna see rahakaart on kohe siin, eks ole, kõrval. Et millega võivad inimesed siin maailmas raha teenida, see on täiesti utoopiline, mis asju tehakse, pannakse YouTube'i videod ja järsku tulebki kuskilt mingi rahasummakin, eks ole. Igasuguseid asju tehakse siin maailmas ja mul on tunne, et see süsteem sinu sees hakkab muutuma ja see on otsapidi seotudki selle päikese ja müttide 10-ga, mis on ka meie nagu perekonna ja suguvõsa need karmalised uskumused, eks ole, või et karmalised ka kogemused, et kellel perekonnaliikmetest oli palju rahalist hirmu, kaotas raha varastati, võeti ära, suured nagu errorid või võib-olla ka küllusega rahaga seoses, võib-olla ka see, et me pidime sõltuma kellestki rahaliselt ja vaata, raha tähendas tegelikult halba, mitte head, eks ole, sest me pidime maksma mingit hinda selle eest ja nii edasi, et siin on nii palju tervenemist, ka mis on selle materiaalse küllusega seotud, et päris äge. Suure otsuse ja valiku pead tegema selles kuus, sest siin on armastajad tagurpidi. Armastajad tähendab ka 2 asjaga korraga tegelemist või et raha tuleb ka 2 kanalist, võib-olla sul on põhitöökoht, siis hakkadki nagu paralleelselt ka midagi uut tegema, seda ka see kaart tähendab. Aga armastajad tähendab ka valikut. Vana töökoht versus uus töökoht, jään või lähen, tahan või taha, mida ma siis tahan, eks ole. On hea, vaata, kui sa oled nagu ristteel, selles armastajate kaardis ja sa ei tea, mida valida. Esiteks vali südamega, kõhutundega, vali see, mida sa armastad ja mis sul meele heaks teeb. Number 2, vali armastajate kaardis see, et mõtle, kus sa näed ennast 5 aasta pärast, 10 aasta pärast ja milline nendest valikutest toetab rohkem seda sinu unistust või et visiooni sinu tulevikust. Armastajad toob meile ka armastust, räägime sellest, et võib-olla ka vallalised, teil on palju selliseid valikuid, sest armastajad tähendab nagu 2 vahel valikut ja mitme inimese vahel valikut ja ka vallalised, kuna siin on nagu ürituste ja ka muusikakaarte palju nagu väljas, eks ole, siis sa võid kohata muusikut, sa võid kuskil kontserdil või üritusel, festivalil kohata enda nagu uut armastust või võib-olla isegi mitmed nendest on su ellu korraga tulemas ja see ongi see armastajate kaart, kus me siis peame selle valiku sooritama. Ja valid sa hästi siis, kui sa valid tundega, kui sa
sa valid südamega, mitte nii, nagu sõbrad soovitavad või et sõbrannad ütlevad, võta ikka tema ja ta tundub ikka nii hea. Ei, et sa pead iseenda jaoks selle valiku nagu tegema. Et siis sul läheb kõige paremini. Kes on suhtes, armastajad on siis koos ka nagu otsuse tegemine, kus me kolime, kas me kolime kokku, kas me võtame uue kodu, mis me siis teeme. Et võib-olla sellise kuu lõpupoole on sellised suuremad otsused, rahaga seotud, tööga seotud, kinnisvaraga seotud, koduga seotud ja tee neid julgelt ja tee südamega. Et ja ka neile, kes on suhtes, lõbus kuu on tulemas, palju üritusi, koos käite kuskil reisil, puhkusel, kontserdil, peol, restoranis, et siin on nagu sellised rõõmsad sündmused teid nagu ees ootamas. Ja kuna meil on 2 muusikakaarti väljas, on päris huvitav, et meil on ka see kanaarilinnu hing, kellelt siis suust tulevad nagu noodid välja, istub ta suure flöödi peal ja kanaarilinnu sõnum on laula iseenda laulu, ehk siis see ongi nagu see ka enda südamekutse järgimine, mina teen enda elu otsuseid armastajate kaardis iseendal, eks ole, aga sul on ka sellest kuu siis oraaklikaartidest välja tulnud kaart nimega muusik, kus siis on selline neiu, kes on ennast lille löönud, lilleõied on tal ümber, sellises tantsulises rütmis ta siin hüppab ja siin on nagu selline noodivihik ja tal on kas käes viiul näiteks, võiks olla see, eks ole, et siin on nagu neid muusikainstrumente, siin on tantsimist, siin on enese lille löömist, siin on võib-olla esinemist, et kes tegeleb muusikaga, teil on väga-väga edukas nagu kuu, aga see muusika võib olla ka lihtsalt nagu kunstide nagu sümbol, eks ole, mis läheb päikesega hästi kokku, maalimine, joonistamine, tantsimine, laulmine, mingi käsitöö, enda kätega millegi loomine, näiteks ka blogi pidamine, raamatu kirjutamine, luuletuste kirjutamine, võib-olla see on ammu idee, et sa tahad mingit luule kogu anda välja, absoluutselt hakka tegema, et see laula iseenda laulu, kindlasti tee seda kõike nagu enda võtmes ja omas mahlas ja tee unikaalselt ja tee enda moodi, et igasugune looming ja kunst, see peab olema sinu nägu, mitte nagu maailma või et teiste nägu, et ja me ei tohiks alluda nagu teiste ootustele. Teistel inimestel on alati igasuguseid arvamusi ja kohe, kui sa hakkad kõike kuulma, üks ütleb tee nii, teine ütleb, issand jumal, niimoodi ära küll, kindlasti tee, nagu see esimene ütles. Ja siis sul lähebki nagu peas asja, et sa pead tegelikult tegema seda kunstiloomingut enda elu otsuseid iseendale, mitte nii, nagu teised arvavad, et see on väga-väga siis oluline siin. Aga jaa, ka, et kuna siin on palju neid muusikakaarte väljas, ka muusikapalad võivad rääkida sinuga. See on üks viis, kuidas tegelikult paljud inimesed saavad enda vaimsetelt teejuhtidelt ja ka enda hingelt siis juhatust ja sõnumeid. Et sul hakkavad peas kummitama mingid laulusõnad ja vot ei lähe nagu ära peast, eks ole, või siis, et need laulusõnad, mis järsku sulle pähe kerkivad, ongi vastus tegelikult sinu otsusele, küsimusele, või et dilemmale, samamoodi need muusikakaardid, et kummitavad laulud, võib-olla sa raadiost nagu kuuled ka, vaata sa mõtled millegile, issand jumal, mis ma nüüd teen ja siis järsku hakkavad need näiteks raadiost kuuled laulu ja siis, et see nagu kuidagi hästi kõnetab sind, et kuna meil on väga spirituaalne kaart ja see kuu ka siin, eks ole, väljas, kuu teeb meid väga tundlikuks ka nagu selliste sõnumite suhtes, esoteerikaga, vaimsusega tegelemiseks ka väga-väga hea kuu. Kuu on meie kõhutunne, meie sisetunne, meie hing, meie hingeanded, talendid, oskused ja mulle meeldib, et sul on kõrvuti väljas kuu ja päike. Kuu on rohkem nagu selline feminiinne aspekt meist, eks ole, õrn, müstiline, naiselik, sügav, salapärane, väga selline ka loominguline ja kuu on rohkem nagu selline kanaldaja, introvertne energia enda sissevaataja, aga päike on rohkem selline maskuliinne aspekt, ekstravertne, väljapoole särav, seiklushimuline, lustakas, lõbus, eks ole, et siin on need energiat tasakaalus. Kuu tagurpidi, selles suhtes kuu kaardi peamine teema on unenäod, alateadvus, spirituaalsus ja vaimsus, eks ole, et kas sa tahad õppida midagi selles vallas, kas ise muutud tundlikumaks, saad rohkem võib-olla kontakti enda teejuhtidega, arened palju suurte sammudega selles vallas, selles kuus väga hea. Kuu tagurpidi
tähendab saladuste ilmsiks tulekut. Igasugused olukorrad, kus sul on olnud küsimärgid pea kohal, miks see inimene ära kadus, miks see inimene ei vasta, miks ta niimoodi käitus, miks mind sinna tööle ei võetud, miks see nii läks. Kuu tagurpidi tähendab, et saladus tuleb välja ja sa saad teada. Ja kuu tagurpidi tähendab ka seda, kallikesed, salajased austajad tulevad nüüd lõpuks, julgevad nagu enda suuga lahti teha. Et kuu siis suhetes tähendab salajast austajad, see, et keegi, kes on sulle pannud silma peale ja sa ise tegelikult juba tunned seda, see on selline alateadlik või et nagu see selline vaimne side või ühendus on nagu meie vahel, võib-olla sa näed unes seda inimest palju, aga kuukaart tagurpidi on selles suhtes palju lubav, et võivad nad siis lõpuks ometi suu lahti teha ja öelda ka midagi või et sind siis välja kutsuda. Ja selle kaardi peal mulle nii meeldib see kaart, see tegelikult öeldakse nii, et emal ei tohi olla nagu laste seas enda lemmiklast, siis minul ka ei tohiks olla nagu kaartide seas enda lemmik nagu kaarte, aga sellest uuest kaardipakist mulle endale see kaart, kusjuures kõige rohkem meeldis, see on kaart number 39 siin ja tema siis tähendus on, et haavatavus on meie tugevus või jõud, et see läheb hästi ka kokku selle tugevuse kaardiga siis tarapakis, mis räägib ka siirusest, tugevusest, julgusest, aga ka nagu sellisest haavatavusest ja nagu õrnusest samal ajal. Ja mulle meeldib ka, et ka selles kaardipakis on sellel kaardil kujutatud siis ka lõvi, et siin on ema lõvi ja siis väike lõvi pojakene. Ema ja poeg, või pojakene või see võib olla ka tütar, et tähendab ka siis lapse sündi, aga see võib olla ka lisaks rasedusele ja ka lapse sünnile võib ka tähendada, et me sünnitame siia maailma nagu selles suhtes uus muusikapala, uus maal näiteks, uus raamat, mille me kirjutame, et siin on nagu seda loomejõudu on tugevalt ja haavatavus, nii kuukaart kui ka see lõvide kaardikene siin, et haavatavus on meie nagu selline superpower nii-öelda, et meie nagu see tugevus ja jõud, siis sul on nüüd turvaline avada ennast uutele inimestele, sõprussuhetele, kuu on ka sõpruse kaart, uued siis paarisuhted. Ma alati tahan nagu kuidagi mitmusest täna öelda sulle seda, see ikka armastate kaart, see tähendab ka nagu mitut huvilist teile vallalised, et tea, et sul on turvaline olla haavatav, et see on tõeline tugevus ja tõeline julgus on see, et isegi kui me oleme saanud elult nii-öelda peksa, me ikkagi avame ennast ja me ikkagi julgeme armastada ja naerda ja nagu kuidagi lasta teisi inimesi ka enda ellu, et sul on kuidagi see vägagi nagu teemaks selles koos, et hästi armas ja mulle meeldib ka see väike selline lõvikutsikas siin, see läheb selle päikesekaardiga hästi kokku, mis on siis ka sisemise lapse nagu teema, et sisemise lapse tervenemine ja me jõuame otsapidi esimeste kaartideni ka. Sinu kõige esimene kaart oli siis täna ikkagi see, et lõpeta see tõmblemine, ületöötamine, rassimine ja pingutamine ja siin on, et mitte see ei lõpe ära, vaid sa pead selle lõpetama ära, see on sinu enda otsus. Pingelangus on su enda otsus, sul tuleb nagu teatud asjad ära jätta või mitte pidevalt stressata ja ka muretseda nende pärast. Ja sa õpidki nagu kuidagi rohkem hetkes elama ja rõõmu tundma, ja sa avastad, et sa võib-olla palju kiiremini ja palju kergemalt saavutad enda eesmärgid, kui sa võtad selle pideva üle tõmblemise energia sealt vahelt nagu ära. Ja meil on ka mõõdukus tagurpidi, mõõdukus ütleb ju ka, et kannatlikkus on rikkus, rahulikult, kuldne kesktee, tasapisi, mõnusalt omas tempos, mõõdukus teab, et ta saab kõik, mis ta tahab. Mõõdukus on sul tagurpidi, mis tähendab, kõik mul aitab, nüüd ma tahan seda, issand jumal, miks see juba ei tule, miks see juba ei tule, miks see juba ei tule. Me oleme hästi nagu pinges, me ise ajame ennast veel rohkem pingesse, me seame endale mingid suured ajalised ootused, et see eesmärk, see unistus peab tulema sellel päeval, sellel kellaajal, miks see juba ei tule, issand, mu elu on läbi, nüüd see ei juhtunud nii, nagu ma soovisin, et me ise ajame ennast pingesse selles kahes esimeses nagu kaardis ja palju õnne, kes meid sealt ka maha toob sellest pingest, meie ise peame ennast maandama, me peame tegema selle otsuse, et ma ei ela enda elu enam niimoodi, et see on nagu selline mõnus rõõmu ja pingelanguse kuu. Sul tuleb enda mustritele väga ausalt otsa vaadata, väga ausalt otsa vaadata, et kui sa ütled, et mul ei ole kunagi aega, kogu aeg on vaja midagi teha, tead, see on sellepärast, et sa ise pidevalt teed kogu aeg midagi, lõpeta siis ära, eks ole, et meil tuleb ise ka nagu kuidagi
natukene peeglisse vaadata nendes kaartides, et keegi teine meile kaikaid kodarasse siin ei viska. Maailm on sinu ees valla, sul on üliägedad ilusad kaardid, siin on armastus hästi, raha hästi, looming hästi, kõik võiks olla justkui väga-väga tore, kui sa ei komistaks pidevalt iseenda nagu otsa, vaata, et sa sead endale suured ootused, ajalised ootused, sunnid ennast liiga palju takka, et sul tuleb õppida maha rahunema. Vot niimoodi, valik number 1, võtame siis siit ka sinu selle kuu, juunikuu olulised tähemärgid, siin laua peal neid on ka. Kes meil siin on? Mõõdukus hamburi isikukaart, kuu on kalade isikukaart, armastajad on kaksikute isikukaart. Ja lisaks sul on välja tulnud siis lõvi, ma tahan ja vähke, ma tunnen. Väga-väga äge, see lõvi läheb hästi sellega lõvikese kaardiga, siin on ju kokku. Ja siis valik number 1, võtame ka siit kausist sinu juunikuu siis olulised kuupäevad, millal miski juhtub, sinu ellu tuleb, mis on need olulised siis ajapunktid ja seni, kuni ma neid kaarte siin või et neid kuupäevasid avan, siis ma räägin sulle tiiutarot.ee kodulehest. Seal on siis näiteks selline lugemine nagu mida toob suvi, juuni, juuli, august juba üleval, täitsa saad seda vaadata. Kui sind huvitab, et mida see aasta üldse sulle edaspidi ka toob, siis seal on see mida toob aasta 2026 on lugemine ka siis üleval ja tiiutarot.ee kodulehel on väga palju erinevaid lugemisi. Töö, raha, karjäär, armastus, järgmine ime sinu elus, mis üllatused on su ellu tulemas, et seal on väga palju erinevaid lugemisi, saad neid siis vaadata tiiutarot.ee. Aga valik number 1 sinu selle kuu olulised kuupäevad: 7. juuni, 10. juuni, 13. juuni, 14. juuni, 17. juuni, 22. juuni ja 29. juuni. Vot niimoodi valik number 1 ja siis oli sulle. Ma loodan väga, et see tuleb hästi imeline, vinge, tore, äge, vahva juunikuu. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau! Valik number 2, tere tulemast, kui sa valisid selle imeilusa lilla ametüsti. Vaatame siis, mis on juunikuul sinu jaoks varuks, mida sa pead teadma, mis on su ellu tulemas ja kui sa valisid ka selle kaardi järgi, see on siis minu kõige uuem kaardipakk, oraakli kaardipakk ja sina valisid siis kaardi number 40 ja see tähendab, et või selle kaardi tähendus või sõnum on see, et meie fookus pooldub, ehk siis läheb nagu 8, et 2 suurt projekti või 2 suurt rada või et ka võib-olla suurem valik tuleb siis selle kuu jooksul nagu teha. Et päris huvitav. Ja kuna see kaardipakk on nii uus ja nii lahe ja nii tore, siis ma võtsin ka igale valikule 2 kaarti sealt välja. Sinu järgmine kaart siis sellest kaardipakist on kaart number 43. Ja selle kaardi tähendus ja sümbol on siis see, et lase enda laevadel minna nagu sõitu, ehk siis siin on reisimist, siin on äri alustamist, siin on edasiliikumist. Inglise keeles on ka üks levinud nagu selline fraas, on see ships coming in, et see tähendab seda, et meie töö ja meie pingutused kannavad vilja või et tulemused tulevad ka nagu materiaalses mõttes, ka nagu siis külluse mõttes, eks ole, et me lõpuks näeme nagu käega katsutavaid tulemusi, aga sinu nagu sõnum selles kaardis on see, et set sail tähendab rohkem nagu seda, et me alles alustame nagu seda teekonda, et me laseme siit lendu midagi. Ja vot see on ka üks siis sinu juunikuu siis teemasid. Järgmine kaart on meil loomahingade kaardipakist ja see on siis ööbikuhing, see on kaart number 41. Ja armastus on kõikjal meie ümber, ütleb siis see kaart. Siis meil tuleb siis järgmisest oraklikaartide kaardipakist, meil tuleb kaart, mis räägib ühe suure peatüki lõpust ja ka uue algusest, ehk siis sellisest üleminekuperioodist sinu elus. Kaitseinglite kaardipakist tuleb meil kaart number 18, see on inspiratsiooniingel, väga tore. Ja kuu oraklikaartidest tuleb meil kaart number 5, selle kaardi nimi on ratas. Taros. Mõõkade rüütel õigetspidi, saatan tagurpidi,
mõõkade 3, tagurpidi, mõõkade 2, tagurpidi, narr õigetpidi ja siin siis valik number 2 on sinu siis juunikuu olulised siis tähemärgid. Need siis võtame välja lugemise lõpus, et sul oleks ka põnevalt midagi ees oodata. Ja tead, ma kuidagi tundsin, et see narr kuskile nüüd tuleb, kuskile ta tulla tahab, et mul ees, kui ma tegin, kusjuures eile tegin neid siis juunikuu päevaenergia, nagu seda pilti, mul on iga kuu siis see vahetub, et iga kuu siis kannab erinevat võib-olla värvi või et teatud pilti, siis selle juunikuu pildi ma teadsin, et ma kasutan seda kaardipakki ja ma tegin selle narri värvidega, et mõeldes sellele narrile, et ta on nii valgusküllane, nii ilus ja nii värviline ja särav ja nii äge. Et see on nii huvitav, et mul oli see narr nagu mõtetes ja ma teadsin, et kellegile ta siin tulema peab ja ta on sul siin valik number 2, seda on sinu oma. Narr on kaardipaki esimene kaart number 0. See tähendab nullist alustamist, see läheb väga hästi selle laeva nagu sümboliga siin kokku, eks ole, et me saadame midagi lendu, saame midagi teele, me alustame midagi ja see laeva teema on ka nagu sauade 3-ga hästi seotud, mis ongi nagu selline, et uute uste avanemine töös, karjääris, äris, neid võib isegi olla mitu rada, sellepärast sul ongi see fookuse nagu pooldumine, lõhenemine, kahenemine või isegi nagu mitmeks minemine, mitte nagu halvas mõttes, et meie fookus pudeneb nüüd nagu kuidagi kildudeks või et fragmentideks, vaid pigem vastupidi, et sul on nii kullipilk ja kullifookus niivõrd palju uutele erinevatele asjadele selle kuu nagu vältel. Ja narr on siis selline kõige suurem kaart, mis avab midagi uut meie elus. Ja narri kaardipaki esimene kaardina ta alustabki uut elutsüklit. Selle vana asja lõpp on sul selles kaardis siin, mis räägib siis sellest nii-öelda otste kokku tõmbamisest, välja puhkamisest, ka nagu viimaste õppetundide saamisest ja ka nendest arusaamisest, on ju. Ja narr. Narr tähendab kategoorilist elumuutust. See ei tule üleöö, see tuleb tavaliselt paari kuu vältel, selline 3 kuu vältel. Mis muutub? Uus töökoht, uus elukoht, uus suhe vallalistel, üldse uued sõbrad, uued toredad inimesed, uued hobid, uued trennid, uus välimus, kõik on uus. Ja ma tahan öelda septembrikuus. Narr väga tihti tuleb välja septembris, väga tihti tuleb välja jaanuaris, väga tihti tuleb välja aprillis. Need on sellised põhipunktid, kus inimesed enda elu nagu muudavad ja sul on kuidagi selline eelvalmistumine sügiseks siin, mis on hästi huvitav. Sa alustad palju projekte, sul on palju rõõmukaarte siin, sul on klaarsust, su tervis läheb selles kuus palju paremaks, aga narr tuletab meelde, et selle suvekuude vältel ja ka septembris on ootamas sind ees vaikselt ja rahulikult, üleöö nad ei tule, aga päris võimsad elumuutused. Nii et ole selleks valmis. Uus elukoht, uus töökoht, uued suhted, eks ole, et see hakkab tulema. Ja narr on siis kaart, mis õpetab meid pea ees hüppama tundmatusse vette. Ära seisa muutustele vastu, ütleb narr. Õhinaga, sinisilmselt, naiivselt, optimistlikult. Narrikene lihtsalt läheb ja proovib ja teeb. Narr ei mõtlegi, mis tal võib halvasti minna. Tema mõtleb, issand, kui tore, proovin ära, teen ära. Ja vaata sellise mõnusa, lõbusa, natuke pinnapealse võib-olla suhtumisega sa tegelikult võidad elus kõik. Ehk siis tead sellised inimesi, kes ütlevad, mis ma muretsen, niikuinii läheb kõik hästi. Ise on nagu suures mingis draamas või erroris, on ju, aga ütleb, tead, küll kõik laheneb. Ja tead, sellistel inimestel lahenebki kõik ja neil lähebki kõik hästi. Ja et narr õpetabki meile seda, et iga asja pärast ei ole vaja mingi muretseda ja sügavale minna, hullult mõelda, et 10 sammu ette, et mis see toob. Narr on julge, ta elab hetkes, ta naerab, ta tunneb elust rõõmu, ta proovib ära, tuleb välja, siis tuleb. Kui ei tule, siis ei tule. Vaata, ta on nii vahva nagu selline seikleja hingega nagu kaart, on ju. Ja ta tähendab ka nagu eneseasetamist või võib-olla rohkem sellisesse algaja rolli või alustaja rolli või õpipoisi nagu rolli. Õpime uut asja, mida varem ei ole proovinud, alguses ongi imelik, ei oska mitte midagi, aga tead, me areneme, et ära karda hüpata pea ees tundmatusse vette ja ma tunnen, et see sõnum ei ole mitte ainult juunikuuks sulle valik number 2, vaid terveks suveks ja otsapidi septembriks ka veel, on ju. Ja sul on lennukad ideed ja lasegi need lendu ja sa tegeled mitme asjaga korraga, puhata sa saad ka, ära muretse, sul on saatan tagurpidi.
ja ma ütleksin isegi niimoodi, et kuu algus võib sul veel olla natukene hektiline. Kuna sul on see mõõkade rüütel pluss see fookuse jagunemine mitmeks, eks ole, mõõkade rüütel on tormakas, rapsiv, kiirustav, aju töötab hästi kiiresti, kõik on vaja rääkida, mõelda, teha, seda on vaja kirjutada, sinna vaja meil saata, sinna vaja helistada, seda on vaja teha, hästi nagu selline kaardikene, aga mida rohkem ma vaatan, mida kuu edasi läheb, seda rohkem sa maha rahuned, sul on puhkusekaarte, rõõm, tervis on hea, vaata kuidagi see kuu aitab sul lõõgastuda ja võib-olla kuu lõpus tekib ka selles narrikaardis selline suurem nagu uus algus, pakutakse midagi uut või tekib suure uue ukse avanemine ja kuu lõpus sa oled nii hästi ennast maandanud ja maha rahunenud, et sa vaatad tagasi kuu algusesse ja mõtled, issand, mida ma tõmblesin nii palju. Sa vaatad võib-olla enda kevadesse tagasi selles juunikuu lõpus ja mõtled, miks ma nii palju tegin, miks ma nii palju muretsesin ja stressasin, miks see nii palju nagu paanikat minus tekitas, miks ma ei osanud maha rahuneda, sest nüüd sa kuidagi nagu oskad, et see on väga-väga nagu tore. Ja, aga sellest mõõkade rüütlist rääkides, juunikuu vältel on niimoodi, kui tööalaselt tööga seotult või üldse nagu tutvusringkonnas, sõprusringkonnas toimub mingi klatšimine, tagarääkimine, draamatsemine või sul on kõhutunne, et keegi sõber, sõbranna, töökaaslane, kes iganes, sul on kõhutunne, et ta räägib taga, et ta ei ole siiras, midagi nagu toimub. Kõhutunne on sul õige, kuula seda ja kui on mingi draamatsemine, kuulujuttude levitamine, teiste inimeste taga rääkimine, suure kaarega ma käiks sellest mööda, sest mõõkade rüütlis, kui me ise ennast ka sinna segame, siis me saame vastanäppe ja ühel hetkel tõmmatakse meid sinna draamasse ja siis oleme meie ka veel süüdi, eks ole. Et mõõkade rüütliga pea meeles, tema on igavene lobamokk. Võid kogemata välja rääkida kellegi saladuse, valele inimesele valet asja rääkida. Kui sul on ägedad ideed, plaanid, mõtted, ära räägi neid, ära pläkuta igaühele neid välja. Keelt tuleb osata hammaste taga hoida selles mõõkade rüütlis. Ja vaata selline väike tagarääkimine või teiste inimeste arutamine, see on nii naturaalne, eks ole, kõik me räägime, aga mõõkade rüütliga tuleb olla rohkem nagu strateegilisem. Enne mõtled, siis ütled, mõtle läbi omad asjad. Enne kui sa ei ole korralikult ära teinud ja kõike paika pannud ja juba nagu, näiteks sul on mingi idee, näiteks äriidee, võtame, see on hea näide, eks ole, et sul on äriidee, et sa tahad teha näiteks enda ettevõtte, müüa näiteks, ma ei tea, küünlaid, ja siis pläkutad kellegile sõpradele, sõbrannadele, kuidas sa seda teeksid ja millised need oleks ja siis pane tähele, järsku keegi teine teeb selle ise ära ja see tuleb väga-väga teadlik ja ettevaatlik olla, et see ei ole nagu hullult nagu selline, et ma hoiatan, et sul on mingi halb inimene. Pigem mitte see, vaid pigem see, et sa ise plämised liiga palju, et meil tuleb selles mõõkade rüütlis natuke seda nagu ohjeldada seda poolt endas, Teine asi, mõõkade rüütel, väga hea kaart asja ajamiseks. Igasugused mingid lepingud, tehingud, läbirääkimised, palga läbirääkimised, ostud, müükid, hea nagu plaanide tegemise kuud tegelikult, eks ole. Aju töötab sul hästi, mõõkade rüütel on väga intelligentne, väga hästi ta nagu paneb tähele igat detaili, igat head soodsat pakkumist, võimalust. Kui sa leiad nagu kogemata mingisuguse soodsad lennupiletid või soodne reis või et soodne mingisugune asi, mis sa endale ammu oled soovinud osta, siis mõõkade rüütliga mina ostaks. Et see välkpakkumine või et mingi soodne asi lendab nagu tühjast kohast meie ellu, see on väga heas energias selles suhtes. Mõõkade rüütlis muidugi mõtle alati enda rahaasjad nagu läbi, aga raha on pakkumine hea, siis ei tasuks venida selle asjaga, pigem ma ütleksin niimoodi selles mõõkade rüütlis. Ja mõõkade rüütlil on ka väga positiivne külg, see on enese ees seismine. Kui keegi tuleb inisema midagi, tema oskab vastu ka öelda, keegi halvustab, norib, naeruvääristab, tööl ei kohelda hästi, pannakse mingid suva ülesanded sulle peale, mõõkade rüütel oskab suu lahti teha, oskab nagu öelda, vaata, ta on ka lobamokk nagu heas mõttes, et ta ei lase endale varba peale astuda, kanna peale astuda, pähe istuda, tema oskab enda eest seista, ta teab oma väärtust, ta ütleb kõik välja ja igasugused vaata vaidlused, mingid varade jagamised, kohtuvaidlused, igasugused sellised võib-olla palga läbirääkimised, tingimuste läbirääkimised, et kui sa kuskile uude tööle lähed, siis mõõkade rüütel saab, mis ta tahab, et see on nagu võidukuse märk tegelikult mõõkade rüütel õigetpidi. Aga see tuleb läbi loogika ja selge info. Me peame rääkima selgelt, mõtlema selgelt, tegutsema klaarilt ja selgelt, eks ole.
et meil peab endal ka see fookus olema väga-väga tugev, et sellepärast sul ongi see nagu fookuse kaart ka kohe nagu selle kaardi siis kohal. Ja see fookuse lõhenemine või kahenemine nii-öelda või pooldumine, see on huvitav nagu sümbol selles kaardipakis, et split your focus, sellel inimesel on käes tegelikult fotokaamera. Et paljudest võib-olla sa mõtled, et sa tahaksid fotograafi juurde minna, pilte teha, võib-olla sa ise mõtled, tahaksid õppida fotograafiks, väga-väga selline spetsiifiline sõnum osadele teiste, aga see fookuse nagu kättesaamine või fokusseerimine on ju ka vaata kaameratega seotud, filmimine, kaamerad, fotograafia, et kui sa mõtled, et mida õppida või mida teha või millel rohkem nagu enda fookust, eks ole, suunata, kui sa oled neid filminduse või et kaamera nagu mingisugused või fotograafia teemasid nagu mõelnud, siis sinna võiks nagu minna sinu fookus, et see on nagu hea selline märk. Ja mulle meeldib ka see sümboolika, et inimese pea kohal on siis kaks justkui nagu taevakeha, üks nendest tundub olevat kuu. Kuu on nagu pooleks, meil on must kuu ja ka nagu selline täiskuu, ehk siis kuu loomine peaks olema nagu täitsa keset kuud. Ma hetkel ei oska sulle kindlalt öelda, võib-olla 15-16 kuskil niimoodi siis juuni. Ja täiskuu peaks olema nagu täitsa kuu alguses ja täitsa kuu lõpus, et võib-olla nagu siuke 30 juuni peaks olema meil see täiskuu. Et üks nendest taevakehadest on kuu ja teine taevakehadest, tal on rõngad ümber, siis ma ütlen selle kohta Saturn. Ehk siis võib-olla sa võid ka vaadata sünnikaardist, et kus sul need asetsevad need taevakehad või et mis mõju nad nagu annavad. Aga kaks taevakeha, see on kaks kosmilist mingit nõuannet või kosmilist annet või kaks rada, millesse hästi nagu ennast suunata. Et mulle väga meeldib see sümboolika, sest iga kord, kui meil tuleb nagu sellise kreatiivsusega, mis ongi näiteks fotograafia, eks ole, kreatiivsusega välja see nagu taevakehade sellised või et kosmose sümbolid, see tähendab, et inimene hakkab kanaldama midagi. Me kanaldame kunsti, loomingut, muusikat, kirjutame raamatu, maalime, et me kanaldame midagi siia maailma. See tuleb sinu enda hingelt ja sa võtad universumist nagu selle imeilusa loomingu. Väga-väga hea kuu, et tegeleda kunstidega, kreatiivne olla loominguga, sest sul on ka see inspiratsiooni ingel sellest kaitseinglite kaardipakist siis väljas, see on kaart number 18, muide kuu on taros kaart number 18, on ju, et ja inspiratsiooni inged nagu aitabki sul nagu rohkem nagu kuidagi leida mitte ainult fookust, vaid ka rohkem sellist mängulisust, fantaasiaküllast elu, kreatiivsust. Ma tahangi luua, tahad näiteks sotsmeedias särada, endast mingi ägedaid videosid teha, absoluutselt tee seda, tahad õppida fotograafiat, tahad maalida, laulda, tantsida, õmmelda näiteks riideid, käsitööd teha, enda äri teha, absoluutselt, et siin on sellist tugevat fantaasiat, tugevat siis loomingulist energiat, et ääretult nagu soodne kuu ka siis selleks. Äris, töös, karjääris, kuna meil on see laevakaart ja see laeva sümbol siin väljas, et lase enda laeval siis liikuma minna või et sadamast väljuda, see tähendab siis mõtete, ideede, äriettevõtete ja ka nagu uute radade alustamist, lendu laskmist, eks ole. Sirutad tiivad välja ja selles suhtes me võib-olla veel ei näe sellel kaardil, kuhu see teekond sellel laeval välja viib, aga mulle hästi see kaart meenutab seda Saude kolmest, need laevad, et nad viivad meid väga edukatesse kohtadesse, et ja ka lasen endal nagu minna nagu see äri või karjäär või töö või et uued uksed avanevad, kindlasti uued ideed ka tekivad. Sina ei pea ise pingutama või üle pingutama või katki ennast pingutama, aga mul on tunne, et sa kuidagi väga mänglevalt oskad selles kuus mitme asjaga korraga tegeleda. Sul on selle laevakaardi all ka siis saatan tagurpidi. Saatan tagurpidi number 1 asi, tervis läheb paremaks, eriti füüsiline tervis ja keha. Sa magad paremini, ka trenni tegemine või uue trenni proovimine on väga hea, ka toitumine korda, liigud rohkem värskes õhus, puhkad ennast rohkem välja. See saatan tagurpidi parandab tervist ja ta parandab ka neid mingeid harjumusi, eks ole, me oleme harjunud mitte liikuma, harjunud vähe vett jooma, harjunud liiga hilja magama minema, harjunud näiteks magusat liiga palju sööma või harjunud natukene
liiga palju veiniklaasi järgi haarama, eks ole, et need pahed ja sõltuvused ja harjumused, et seda saatan siis hästi nagu murrab ja mõnikord me ei pane tähelegi, kuidas me oleme nagu enda harjumuste ohver. Et me oleme harjunud hommikul ärkama ja sööma seda, jooma kohvi, pesema hambad, vaata meil on nagu igasugused sisse kujunenud nagu mingid harjumused ja ka juunikuu on väga hea kuu, kus neid, ma ei taha öelda nagu murda, aga nagu vaikselt ja rahulikult avastada uusi tervislikumaid, põnevamaid, ägedamaid, mõnusamaid harjumusi enda jaoks, et me ei pea võitlema nende asjadega, me ei pea murdma ja mingi nagu jagu saama ja kaklema millegagi, eks ole, vaid just nimelt nagu selles rõõmus ja elavuses ja rahutundes võib-olla lihtsalt juurutama endas seda uut harjumust, nii et see ongi saatan tagurpidi. Teine asi, mis saatanaga tagurpidi alati on hea või saatanaga igatepidi on hea raha. Tema on väga külluslik kaart, väga rikas kaart, rahaasjad on hästi. Meil on ka see laevukese sümbol, mis võib-olla avab uue ukse, kus raha tuleb. Meil on ka see ratas, mis natuke on selline õnneratas, eks ole. Ratas õiget pidi, see tähendab, et õnn on sinu õuel, võib isegi mingi boonussumma lennata sulle sülle, mingi hea pakkumine. Ma tunnen selles rattas mingisugune nagu kõrvalprojekt või et mingi sutsakas, mille sa nagu teed, kus tuleb ka nagu hea rahasumma sulle, et väga hea. Võib-olla natuke nagu teises pooles, et saatan on väga hea rahakaart ja saatan tagurpidi tähendab, et me ei pinguta enam üle raha pärast, et meil ei ole nagu sellist läbipõlemise tunnet või üle nagu töötanud või et me saame sellest mingist rõvedast oravarattast nagu välja lõpuks ometi, et me nagu saame ka puhata ja lulli lüüa, mängida ja nautida, aga raha on ikka nagu hästi ja kõik on nagu tore on ju selles suhtes. Ja kolmas asi, mida saatan tagurpidi parandab, on tegelikult suhted, eriti paarisuhted või suhted vanematega. Vanemad suguvõsa karmamustrid ja meie paarisuhted. See on nagu fookuses selles saatana kaardis ja saatan tagurpidi aitab ka nendest, kui on olnud toksilised rõvedad suhted, vaata, või et keegi on negatiivselt meiega käitunud, et sa saad nagu kuidagi vabaks sellest, sest sul on ülihea kaart mõõkade 3 ka tagurpidi kohe tulemas järgi. Mõõkade 3 tähendab, et kui keegi tegi sulle midagi halba, ütles inetult, kritiseeris sind, kohtles halvasti, lubas aga ei teinud, eriti paarisuhted või väga lähedased sõbrad. Eriti meil on selles saatanas ja mõõkade 3 tegelikult paarisuhete valdkond nagu siin esil, eks ole, et kui sul on olnud hiljuti mingi valus lahkuminek või et keegi hästi halvasti sinuga nagu käitus, siis tea, et juunikuu on sinu tervenemise kuu. Mõõkade 3 tagurpidi okkad tulevad meie hingest, meie südamest välja, ise oleme õnnelikumad, see teema või selle inimese sõnad, teod ei mõjuta meid enam, et see on väga nagu hea märk, on ju. Et saatan aitab ka nagu vanemate suhteid tervendada, lapsepõlve, traumad, mingid suguvõsa teemad, et see on väga-väga hea nagu kuu, kus need üle vaadata, aga see ei peaks olema saatanas tagurpidi enam mingi selline raske töö, et ma lähen nüüd nutan ja issand kui õudne, ma ikka nüüd tervenen läbi selle, vaata, et saatan tagurpidi on just selline hästi hoolitsev ja pehme ja tasakaalus ja ta ei pea punnitama millegi nimel enam ja kuidagi selline mõnusa sellise energia ülesleidmine enda elus. Ja mõõkade 3 ka tagurpidi paarisuhetesse teile, kellel vallalised uus suhe hakkab tulema, kindlasti ta siin on olemas, sest meil on narr õigetpidi, narr tähendab siis uut partnerit, uut inimest, uut suhte nagu tärkamist ja ärkamist. Narr on keegi, keda sa ei tea. See ei ole mingi vana tuttav või vana sõber või see narr on täiesti uus tundmatu energia, sest on kaart number 0, et me alustame ju nullist, alustame puhtalt lehelt, on ju. Et see võib sind ennast ka üllatada. Ja siis selle mõõkade 3 tagurpidi siin peal istub meil siis loomahingede kaardipakist siis kaart number 41 ja see on ööbikuhing. Ja ööbikuhing ütleb, armastus on kõikjal meie ümber. Ehk siis keegi võib tulla siis sulle sind välja kutsuda, sulle serenaadi laulda, nagu see ööbik istub sellise muusikainstrumendi siin on ju peal, see on selline puhkpill või et grammofon näiteks on ju. Et mul on tunne, et keegi sulle ilusaid sõnu siis komplimente tahab nagu öelda, kellegile sa silma oled jäänud ja mõõkade 3 siin alla tagurpidi lihtsalt tähendabki seda, et sul on nagu turvaline olla hästi nagu avatud uutele inimestele, uutele suhetele, et sa ei pea enam kartma
kahtlustama, et keegi teeb haiget või keegi on pahatahtlikult meelestatud või jälle läheb kuidagi nii halvasti või pahasti, tegelikult ei lähe. Et sul on turvaline olla avatud nagu uutele inimestele. Su süda ääretult terveneb selle kuu nagu vältel ka. Kuna siin on see muusikainstrument, grammofon või puhkpill, mille peal see ka linnukene istub, siis see võib ka tähendada vallaliselt, et sa võid kohtuda enda tulevase partneriga kuskil üritusel, on see mingi kontsert või festival või et kuskil, kus ikka muusika mürtsub ja mängib, et see natuke võib-olla ka siis sellega seotud, aga need muusikainstrumentide, need teemad on ka alati see, et laulusõnad võivad sinuga hästi rääkida selles kuus, et sa kuuled teatud laulu kuskilt raadiost ja see vastab su näiteks küsimusele või et kõrgemad jõud annavad sulle ka juhatust läbi nagu muusika või et laulusõnade ja hakkab sind peas kummitama midagi, eks ole. Ja mulle ääretult ka meeldib, vaata, et see muusika nagu sümbolid, eks ole, nendel kaartidel nad lihtsalt ka räägivad kreatiivsusest ja loomingulisusest, et ongi see näiteks fotograafia, on see maalimine, muusika loomine, laulmine või võib-olla sa tahad ka nagu sotsmeedias rohkem nagu särada, kirjutada raamatut, et igasugune nagu selline loomingulisus ja kreatiivsus on väga hea selles kuus, sest sul on inspiratsiooni siis inglikaardikene väljas ja kas see ööbik aitab panna ka armastuse enda loomingusse, et sa tõesti armastad seda, mis sa teed või võib-olla ka osadel on see armastus enda töö vastu, eks ole, et ma armastan seda, mis ma teen ja raha tuleb aina rohkem, et see on väga-väga hea nagu märk ja kes on suhtes, kui teil on olnud draamad, tülid, midagi te siin vaidlete selles mõõkade rüütel võib olla väga selline vinguv ja vaidlev nagu kaart, eks ole, ja me vaidleme 100 korda sama juttu nagu räägime, eks ole, lõpuks peame nagu aru saama, et tead, oleme vait ja nagu teeme midagi muud, et saame selle fookuse kuskile mujale ja saatan tagurpidi, mõõkade 3 kaart tagurpidi ka tegelikult aitavad tervendada toksilisust. Kui on olnud tülid, mingi vaidlused, taidlused, on olnud raske periood meil suhtes, see läheb selles kuus nagu korda. Teil on narr väljas õiget pidi, mis tähendab, keerame puhta valge lehe. Unustame need vanad draamad ja tülid, oli mis oli, las see olla, see oli järelikult vajalik läbi teha meil selles eelnevas etapis, aga nüüd on ju algamas uus, eks ole. Et lähme puhtalt ja lähme avatult nagu uude ja mõõkade 2 tagurpidi tead, mis aitab meil teha, analüüsida enda vigu väga heas mõttes, mitte niimoodi, et ma tegin suure vea ja ma olen ikka nii halb inimene, mitte niimoodi, vaid mõõkade 2 tagurpidi on nagu selline, tegin mingisuguse asja, tundub, et oli viga, enam nii ei tee, et ta on väga asjalik, aga mõõkade energia rohkem selline nagu mitte külmem ega kliinilisem, aga tead, loogilisem, eks ole, et me ei lasku emotsioonidesse selles kaardis ja mõõkade 2 ka alternatiivselt veel tagurpidi tähendab seda, et aeg on käes nüüd ja praegu alustada selle uue asjaga, eks ole, et sul on olnud idee või mõte, võib-olla on see kunstid, võib-olla enda äri, võib-olla mingi kolid uude koju, tahad uut töökohta, tahad õppida midagi uut, absoluutselt. Mõõkade 2 ütleb, õige aeg ei olnud eile ega homme, vaid see on täna ja kohe ja nüüd ja praegu. Mitte 3 kuu pärast ja mitte siis, kui mul vähem tööd on ja mitte siis, kui mul rohkem raha on. Ei, täna, kohe, nüüd ja praegu. Hakka pihta, hakka tegema. Ei tule paremat hetke kui nüüd ja praegu, eks ole. Et mõõkade 2 ütlebki, et on aeg alustada ja narri kaart aitab ka nagu seda teha, et narr on ju kaart number 0, me alustame 0-st, me alustame puhtalt lehelt, me alustame täiesti uut värsket peatükki ka siis enda elus. Ja seda eelnevat peatükki, millest me siis oleme ka selles kuus otsi kokku tõmbamas, kirjeldab siis see siis oranži värvi kaardikene siin ja tema ütleb nii. Sa oled ühe suure elutsükli lõpus hetkel oma elus. Kõrgemad jõud aitavad sind, lohutavad sind ja juhatavad sind sinu järgmise sammuni. Õnnetunne ja rõõm juba ootavad sind, ehk siis nad on juba tegelikult siin, eks ole, meiega ja võib-olla ka see sõnum, et ma tunnen nagu see, et sa ei pea nii palju muretsema, et mis see järgmine samm on ja kus ma siis tööle lähen ja kus ma siis elan ja mis siis tuleb, rahune maha, kõrgemad jõud, las nad ise teevad sinu eest selle kõik ära muretse, sa oled tegelikult liikumas selle ilusa uue alguse nagu suunas ja mis ma just panin tähele, narri kaardil selles kaardipakis on ka selline muusikainstrument, et nagu siuke tromboon või metsasarv või mingi puhkpill, mida ta puhub, et see on ta huultel ja ta puhub samamoodi nagu see ööbika istub sellise
puhkpillilaadse nagu siis toote peal meil siin, et nii äge, et need sellised sünkroonsused siis tekivad. Ja viimane kaart sul on ka ratas, et see meenutab mulle õnneratast. Õnneratase ka õigetpidises asendis tähendab, et tuleb boonussumma, tuleb mingi ootamatu pakkumine, hea rahasumma meie ellu. Õnn on sinu õuel, järsku hakkavad asjad juhtuma ja selles õnneratta energiast tuleb lasta roolist lahti, ehk siis kõik ei saa kontrollida, juhtida, ette mõelda, 10 sammu paika panna. Mida rohkem sa maha rahuned, vooluga lähed kaasa, elad hetkes, seda edukam sa oled ja seda kiiremini edukam sa oled. Ratas peab veerama, mitte ühe koha peal istuma ja üle mõtlema. Ratas peab liikuma, sõitma, veerema. Kuna sul on ka see laevasümbol, siis ka selles kuus on palju reisimist. Reiside planeerimist, reisimist, väljasõita või võib-olla ka kolimist, töövahetust, ja peab eles, et ega veerevale rattale siis ega see sammal meile peale ei kasva, et siin on nagu selles suhtes ikkagi liikuv kuu ja edasi liikuv kuu. Ja ratas ongi nagu selline, et kord on ta üleval, kord on ta all, vaata ratas kogu aeg veereb üles-alla, eks ole. Ringi ratas ta käib ja see ongi elu, et see ongi nagu õnneratas on ka elu nagu selline sümbol, kord on tõusud, siis on mõõnad, kord on tõusud, siis on mõõnad, kord on põnev aeg, siis on igav aeg, eks ole. Aga kui sul on ratas õiget pidi, see tähendab, sul on see põnev aeg praegu, sa oled tõusuteel, vaata, sa oled selles heas kohas endaga, eks ole. Ja siit on oodata, et ootamatult, kogemata lendab meile midagi sülle, aga kuna siin on kujutatud 2 inimest, kes justkui on sirutamas kätt teineteise poole nagu käsi surumas või et käsi nagu kokku löömas, siis see on mingi diil või tehing või pakkumine, mis tuleb läbi kellegi teise nagu sulle. Ja tasub vastu võtta, sest raha tuleb sealt nagu hästi. Võid isegi Mõõkade Rüütel, tuleta meelde, väga hea läbirääkija, suu peale ta ei ole kukkunud, võid isegi küsida endale rohkem raha. Vot niimoodi, valik number 2, võtame ka siis sinu selle kuu olulised tähemärgid. Siin laua peal on sul ka neid Mõõkade Rüütel on siis kõik õhumärgid, kaksikud kaalud veevalaja, saatan on kaljukitse tähemärgi siis isikukaart ja lisaks sul on välja tulnud kaksikud siis uuesti, ma mõtlen ja sõnn, ma oman. Ja valik number 2, võtame ka siis sinu siis juunikuu olulised kuupäevad, millal miski juhtub, olulised ajapunktid, millal miski su ellu tuleb. Et mis on need siis juunikuu olulised päevad. Ja seni, kuni ma neid numbreid siin siis sulle avan, ma tahan sulle rääkida ka enda kodulehest ikka ja jälle tiiutarot.ee, et selline lugemine nagu mida toob suvi 2026, juuni, juuli, august, selline lugemine on seal kodulehel juba üleval, kui sa tahad seda vaadata, saad seda teha, mida toob aasta 2026 on ka seal olemas ja siis samuti väga palju erinevaid nagu sellised valikaartstiilis lugemisi, armastus, raha, töö, karjäär, järgmine ime su elus, mis üllatused on su ellu tulemas, et seal on justkui nagu kõike, et kui sa soovid neid rohkem videoid vaadata, kui sa tunned, et see lugemine sinuga hästi haakus, tahad veel vaadata, siis saad seda teha tiiutarot.ee. Aga valik number 2, sinu selle kuu olulised kuupäevad on 4., 7., 8., 10., 13., 12 jäi meil vahe, 10., 12., 13., 14., 22., 25., 28. ja 29. juuni. Vot niimoodi valik number 2 siis oli sulle. Ma loodan, et sul tuleb hästi vinge, tore, mõnus, imeline ja vahva juunikuu. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda lugemist siis vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau! Valik number 3, tere tulemast, kui sa valisid need imeilusad sinised, rohekasse sinised siis kivikesed. Vaatame, mis on juunikuul sinu jaoks varuks ja valik number 3. Ma alustan seda lugemist kell 3:33. Täpselt, et päris huvitav. Ja sinu kaardikene, mille järgi sa võib-olla ka valisid siis selle lugemise, on kaart number 33. Ehk siis number 3 energiavalik number 3 saadab meid juunikuus nagu palju, et kui sa näed 33 ja 333 igal pool, siis tea, et see on sinu märk sellest,
et uus nagu uks sinu elus on avanemas. 333 on ka hea koostööd, kunstid, looming, äriedu, koos toimetamine, koos loomine, teineteise toetamine, kogukond, kes meie ümber nagu siis tekib. Oled väga õigel teel. Number 3 on ka väga lõbus number. Kommunikatsioon, kunstid ja koostööd. Et see on siis number 3 nagu siis teema. Aga selles kaardipakis on siis minu kõige uuem kaardipakikene, mis ma siis äsja olen endale saanud. Sina valisid siis endale kaardi number 33 ja selle kaardi tähendus on see, et sinu hing juba teab. Sinu hing juba teab, kuhu sa lähed, mis sa teed ja siin on avatud selline nagu värav. Ja kuna see kaardipakk on nii lahe ja nii uus ja nii tore, siis ma võtsin igale valikule sealt tegelikult 2 kaarti välja. Ja järgmine kaart on sul siis nagu mitte millegi maagia, et mitte millegi tegemise, mitte millegi mõtlemise, mitte nagu lihtsalt võib-olla natuke tühjalt kohal olu ja hetkes elamise nagu selline maagia. Magic of nothingness on nagu inglise keeles, eks ole, kirjas, et meil ei ole mitte midagi, aga meil on kõik olemas. Et see ongi see paradoks ja see võlu, et päris huvitav. Siis järgmine kaart loomahingede kaardipakist on meil kaart number 58. See on siis siuke hirve hing, aga see on meessoost, et stag on nagu meessoost, siis hirv ja ta on ka veel valget värvi, mis on väga selline puhas nagu uute alguste nagu siis teema siin. Ja see kaart räägib siis liidripositsioonist või et ohjade enda kätte võtmisest. Järgmine kaart on meil aga armastus, romantika, et väga-väga selline armastust täiskuu on siis juunikuu sul valik number 3 tulemas. Ja siis meil on järgi tulemas kaitsehingede kaardipakist kaart number 26 ja see on jõu ja tugevuse. Superpower on ja selline jõu ja tugevuse siis ingel. Kuu oraklikaartidest on meil kaart number 19. Selle kaardi nimi on 2D-d ehk siis tõenäoliselt pead nagu valiku sooritama milleski siis selles kuus. Tarost meil on maag tagurpidi, müntide 8 õigetpidi, mõõkade 7 õigetpidi, karikate 7 tagurpidi ja karikate kuningas tagurpidi. Ja siin siis valik number 3 on sinu selle kuu olulised tähemärgid. Need siis võtame välja lugemise lõpus, et sul oleks ka põnevalt midagi ees oodata. Aga üldiselt, mis siin toimub? Valik number 3. Alustame tegelikult rahast, sest sul on müntide 8 õigetpidi väljas. Müntide 8 on väga-väga-väga hea rahakaart. Väga-väga-väga, rõhutan neid sõnu väga, eks ole. Et müntide 8, ta on turvaline, ta on kindel, raha kasvab, areneb, kes tahab uut tööd leida, see leiab endale parema palgaga töökoha. Ja müntide 8 ka võibki palk suureneda ja ta tähendab ka seda, et tulemus on oodatust suurem, et kui sa oled panustanud mingisugusesse projekti, kuskile eesmärki, oled pannud sinna endasse kõik, oled olnud hästi tubli, sinu pingutused kannavad vilja. Sest müntide 8 tähendab, mida külvad, seda lõikad, tasub külvata, tasub tööd teha, tasub tubli olla, aga mitte üle pingutada ennast. Müntide 8 on selline vaikselt nohisedes omas tempos, iga päev natuke midagi teen, plaan on mul paigas, eesmärk on selge, nokitsen, nohisen siin, teen tööd ja kõik ongi hästi. Siin üheski kaardis sulle ei ole vaja ennast üle töötada, nagu üle punnitada, üle teha, pingestada ennast. Pigem siin on isegi teema nagu selles, et kui me räägime materiaalsest küllusest, siis justkui universumis on nagu kõik olemas ja sa võiks selle kõik nagu saada, aga piirang on meie enda sees ja peas, kui meil on 2 pool rahakaarti maag tagurpidi ja siin teisel pool mõõkade 7 õigetpidi. Mõõkade 7 õigetpidi valetab endale, ma ei oska, ma olen liiga vana ja ma ei saa hakkama ja kes mind ikka sinna tööle võtab ja ma ei hakka üldse proovimagi. Ja selles kaardis me saboteerime iseenda edu ära täiesti alusetult. Suvaliselt hakkame endale välja mõtlema, et kuidas kõik ikka minu vastu mina ikka ei saa. Ja teisel pool see maagikaart tagurpidi. Maag tagurpidi on natuke siuke identiteedikriis, et kes ma olen ja mis ma üldse siit elust nagu tahan. Ja maagikaardis on, kuna maag on nii võimas
võimas ja võimekas inimene ja hing, siis maag võiks saada siit elust kõike, mis ta tahab. Unistuste töökoht, palju raha, 1 000 000 eurot, eluarmastus, ilus kodu. Maag võib saada reaalselt kõike, mis ta tahab, aga maagikaart tagurpidi ütleb mulle seda, valik number 3, et sa ei tea tegelikult, mis sa tahad, et sul tulebki nagu istuda endaga maha ja hakata nagu mõtlema. Milline on see unistuste kodu, see suhe, palju sul on raha, kas sa reisid, milline on su elu, millist tööd sa teed, milline välimus sul on, milline auto sul on või soeng või millised riided sa kannad, et maagikaardiga maag tuletab meelde, et maailmas ei ole piire, universumis ei ole piire, aga piirid on meie enda nagu sees. Ma olen liiga vana ja mina ei oska, seda me ikka ei saa ja me ei julge isegi unistadagi, et me võiks saada selle ilusa ägeda asja, sest minusugused ju ei saa või mul pole raha või et paberit või et kogemust aga tegelikult maagikaart tuletab meile meelde, et me saaksime kõike. Maagikaardis inimesed lähevad võlgadest miljonäriks. Meil tuleb lihtsalt natukene nende piiravate uskumustega siin tööd teha. Teine asi ka natuke enda fookus saada paika, et kus sa näed ennast 5 aasta pärast, 10 aasta pärast. Sest tööd sa ei karda, vaata, sul on müntide 8 õiget pidi, tööd sa teed hästi, sa oled tubli, kui on vaja ära teha, siis sa teed. Armastuse kaardid justkui ka sul väga-väga head, sul on see nagu liidri ja juhi kaart ka on ju väljas. Justkui nagu kõik on hea, vaata, siuke enesekindel ja tugevus ja jõud ja elu võiks olla väga-väga ilus, aga kõik algab ju sellest maagikaardist. Maagikaart on kaart number 1, kes mina olen ja mida mina siit elust tahan. Et paneme selle plaani paika, paneme selle fookuse paika, see kuu aitab sul seda teha. Sul tuleb lõpetada asjade edasilükkamine, sul tuleb lõpetada keskendumine suvalistele mõttetutele asjadele ja saada enda fookus uuesti nagu paika ja plaan paika, unistus paika ja kohe, kui sa hakkad liigutama, kohe hakkavad asjad juhtuma. Ja tegelikult päris kiiresti. Seda lubab meile müntide 8, seda lubab meile maag, kõik jõud, võim, kõik need ohjad, haarad enda kätte, sul on juba siin nagu edasi liikumist. Ehk siis plokk on mentaalne, plokk on tegelikult meie enda sees, meie uskumustes, meie ajus, ka selles, mida võib-olla meile on räägitud noorena, et sa ei oska, sa ei saa, või et igasugustes sellistes asjades on meil see plokk. Nüüd, alternatiivselt, ma ütlen niimoodi. Maag tagurpidi manipulaator meie elus. Võib olla meessoost, aga maagikaardid võivad olla ka naised, kes on nagu sellised väga võimukad ja egoistlikud. Maag tagurpidi oskab meil vajutada nuppe, et saada, mis tema tahab. Keelitada, moosida, ähvardada, rääkida meid ära, rääkida meid surnuks, eks ole. Ja meil tuleb, vaata, sul tegelikult kõhutunne juba ütleb, et midagi ei ole nagu päris see. Võib-olla on siin ka natuke mingi egode võistlust kellegile teist tööalaselt, eriti kui ma see rahakaart on siin enne kõrval, et keegi nagu töökaaslane üritab sinuga võistelda, konkureerida, sind alla tuua või võib-olla ka selles maagikaardist nagu teeskleb sulle, et on nagu nii hea ja nii sõber sul tegelikult ei ole, aga su kõhutunne tegelikult mõõkade 7 tunneb juba ära, vaata, et asi ei ole nagu õige. Ja nüüd hakkavad selle kuu jooksul nagu päevavalgele tulema tegelikult need nagu selline manipuleeriv käitumine siis selles maagikaardis kellegi poolt. Ja mis sul veel siin on väljas on mõõkade 7. Et mõõkade 7 ka eriti nagu töös, karjääris, asja ajamises või et on nagu selles ettevõttes. Mõõkade 7 on igasugused sellised klatsijad, tagarääkijad, susserdajad, kes ka oskavad näkku teha meile väga head nägu, aga või et olla väga sellised moosised ja mesised, aga tegelikult selja taga käivad teised jutud. Ka nende inimeste käitumine ja tõeline pale tuleb ühel hetkel päevavalgele. Kuna sul on siin see kaart õigetpidi, siis võib-olla mitte osadele teist selles kuus, aga ühel hetkel see tuleb. Sest vassijad räägivad ennast sisse, valetajad räägivad ennast sisse, nende valed tulevad päevavalgele ja kõige olulisem on see, kui sinu kõhutunne juba ütleb, et midagi on mäda selle inimesega seoses. Kõik räägivad sulle, et ta on nii hea inimene, ta ise ka käitub nagu täielik ingel, aga midagi tekitab sinust tõrget, vastumeelsust, midagi häirib, kripeldab, aga sa lihtsalt võib-olla ei oskagi seda sõnadesse panna, seda ongi raske teha. Aga kõhutunne ütleb, et midagi on mäda, siis midagi on mäda. Ja väga tugevalt
on mäda, eks ole, et sa pead nagu kuulama seda. Ja kolmas alternatiivne sõnum on ka selles müntide 8. Me ei tohiks lasta sugulastel ennast mõjutada. Õed, vennad, tädid, onud, emad, isad, mingid vanaemad, vanaisad, et müntide 8 on sugulased, kes topivad oma nina meie asjadesse või sulle pidevalt tunne, et sa pead ka nagu hoolitsema nende eest või kohal olema või pidevalt ninapidi koos olema ja sa võib-olla ei taha enam nende mänge nagu mängida. Et selles kuus sa õpid nagu ei ütlema või irduma ka nagu sellest. Et sul tuleb võib-olla ka natukene vaata piire hakata seadma selles maagikaardis tagurpidi, sest kui inimesed või inimene, eks ole, pidevalt arvab, et ta saab meiega manipuleerida, see tähendab seda, et me nagu millegipärast ise ka hoiame seda ust pidevalt irvakil nagu temaga seoses, eks ole, et me ise natukene võtame ta ikka enda ellu nagu tagasi või et teine teema on see, kui me peame olude sunnil temaga pidevalt kokku puutuma, mingi naaber või siis näiteks töökaaslane või veel hullem nagu ülemus, eks ole. Aga need tuleb osata ka nagu paika panna, mõõkada 7 õiget pidi maaga, tagurpidi, tead, aga toome päevavalgele selle, mida see inimene üritab nagu varjata või et vassida või endast paremat nagu muljet jätta või et mis ta nagu selja taga rääkis, et hakkame nagu neid ausalt välja rääkima ja tõde ütlema välja ja vaata, hakkame kõike nagu päevavalgele nagu tooma, et see on hästi oluline ka. Alternatiivselt ka, et mõõkada 7 me oskame valetadagi iseendale hästi, on ju, et ma ei oska ja ma ei saa ja elu on ikka kõik mu vastu ja ma olen ikka nii vana ja mina ikka ei suuda ja kus ma nüüd ikka need eluunistused ja armastuse ja raha nüüd nagu saan, et mõõkada 7, kas me nagu piirame ennast nende nagu negatiivsete uskumustega või siis me ka hoiame roosasid prille silme ees kellegi suhtes. Me juba teame, et see inimene ei ole hea, me juba teame, et ta manipuleerib, et saada, mis ta tahab, aga me ei taha uskuda, me tahame neid roosasid prille hoida endal nagu silme ees, tahame arvata, et kõik on ikka imeline ja tore, sest kui nüüd me peakski tunnistama ausalt, et see inimene ei ole tore, siis mida see nagu meie kohta, eks ole, ütleb, et me oleme lubanud tal niimoodi käituda või et jätkuda sellel nagu pikalt, eks ole, siis me võib-olla mõõkada 7, kallikesed, valik number 3, ei taha endale tunnistada midagi. Me tahame elada illusioonides ja õhulossides. Väike paras annus realismi tuleb nüüd kasuks. Aga õnneks sul on rahakaardid väga head ja tead, lähme ka armastuse juurde. Karikate kuningas ja siis see romantikakaardikene meil siin. Tegelikult nagu armastuse kaardid on väga-väga head enamusele teist. Mingi pisikene osa teid nagu mõjutab see müntide 8, õiget pidi, karikate kuningas, tagurpidi, maag, tagurpidi. Kui sinu partner on juba sulle vahele jäänud mingite pisikeste valedega, siis tea, et neid valesid on palju rohkem ja palju suuremaid ka, kui see, mida sa nüüd oled leidnud. Et osadel teist mingi väike selline 1-3%, siin on see, et sa hoiad neid roosasid prille ka natukene enda paari suhtes silme ees ja sa ei taha endale üles tunnistada midagi, on ju. Aga üldiselt, kes on vallalised, meil on see uue armumise ja romantikakaart väljas. Uus armastus on kohe-kohe siin, et see imminent, see sõna on nagu, et ta on juba peaaegu ukse taga, eks ole, et ta kohe-kohe nagu siin, eks ole. Et see on selle kaardi nagu tähendus ja see on nagu ka nagu vältimatu või võib-olla nagu on ju selles sõnas. Aga siin nüüd teema läheb nagu 2, et kas uue tulijaga või vana kireleegi uuesti äratamisega kellegiga sinu minevikust. Ja ole valmis ja avatud andma ja vastu võtma siis armastust, on siis see lõpp. Ja kuna sul on ka kuu oraaklite kaardipakist teine roosa kaardikene sul siin väljas, eks ole, roosa taevas, mille nimi on 2 teed, siis ongi vallalised teile, et sul võib tulla uus partner, uus silmarõõm, uus musu ilmuda välja, aga võib samal ajal ka keegi minevikust tulla ja see ongi nagu see, et kumma ma siis võtan või mis ma siis nüüd tahan. Ja karikate 7 tähendabki valikuid paarisuhetes ja neid ei ole ainult 1 või 2, karikate 7 on neid tavaliselt 7. Aga vallalised ma ütlen niimoodi. Valikut sul on palju, inimesed on väga huvitatud sinust. Karikate 7 tähendab, et me peame kaikaga eemale lööma neid, eks ole, neid siis kosjalisi. Aga seni, kuni ei ole ühtegi head valikut laual, ei ole mõtet nendest mõttetutest valikutest endale hakata sellist parimat välja kaevama. Seda sa ei leiagi.
ikkagi oota ära kõige ägedam, kõige parem, kõige imelisem, kes lööb sul silma särama, kes nagu paneb sind elu vaatama uue pilguga, kes tõesti tundub nagu vot see õige. Meil ei ole mõtet nagu vaadata karikate 7 tagurpidi, tihti me tahame seda teha, et noh, tundub okei, et nagu ei ole nagu päris see, mis ma otsin, nagu proovin nagu ära või et tegelikult ei ole mõtet. Sa ise ka tead seda, et ei ole mõtet, on ju. Et oota ikkagi nagu need kõige ägedamad ja kõige paremad ja kõige toredamad nagu valikud siis ära, need valikud sinu ellu tuleb. Kes on suhtes, siin on selle kireleegi taasavastamist, eks ole, ka teile, et rohkem nagu selliseid seikluseid koos, käime väljas, käime reisil, käime peol, teeme asju koos, et see nagu armume üle peakaela uuesti teineteisesse nagu ära. Ja karikate kuningas ju ka tähendab armastust. Karikate kuningas tagurpidi tähendab seda, et me pole ammu võib-olla väljendanud armastust, me oleme ise ennast natuke lukku tõmmanud, me elame rutiinis, kogu aeg on nagu mingid asjad vaja tehtud saada ja me ei saa suhetele hästi nagu keskenduda ja pühenduda. Võib-olla oleme ise ka muutunud natukene kinniseks ja usaldamatuks näiteks suhetes, on ju. Ja nüüd on aeg tööd teha iseendaga, sest karikate kuningas on ka enesearmastus, aga on ka romantiline armastus, on ju. Ja kui karikate kuningas on tagurpidi, siis sul on tunne, et sinu partner eemaldub või sulgub või et on muutunud mugavaks, aga tegelikult sa oled ise ka seda teinud, eks ole, et me peegeldame teineteist selles kaardis ja nüüd tuleb ise ka võib-olla olla siis see vedur, eks ole, kes siis uuesti nagu alustab, et hakkame rohkem komplimente tegema, veedame aega koos, võtame plaani mingisuguse laheda ürituse, sündmuse, eks ole, koos, sest armastust on ka karikate kuninga sees tegelikult väga palju. Aga me kuidagi nagu, kui see kaart on tagurpidi, me oleme nagu väga, et selle sügava armastuse surume endasse kuskil alla ja enda partneriga räägime sellistest pinnapealsetest igapäevaasjadest. Karikate kuningas on keegi, kes on väga tundlik ja sügav ja lõbus ja loominguline, äge ja nagu hingeline, spirituaalne ja võimas. Tõesti nagu karikate kuningas on nagu, kui ta on veekogu, eks ole, karikad ongi veeelement, on ju. Karikate kuningas on nagu ookean, sügav ja imeline, võimas ja mis kõik loomakesed ja kalakesed seal elavad, et temas on nii palju inspiratsiooni ja tegelikult sellist ka palju nagu õppida ja areneda temaga koos, aga karikate kuningas tagurpidi on see, et me ise oleme nagu muutunud rutiinseks, me oleme ennast natuke sulgenud, ka vallalised, eks ole, et me kardame ennast nagu avada uuele, lähme suhetesse väga pinnapealselt ja kohe, kui mingi üks asi valesti läheb, siis on kõik nii õudne juba, on ju, et siin on et sa oledki väga tundlik inimene ja et meil on natuke selliste võib-olla enesekaitsega ja enese pehme ja tundliku ja armsa südame kaitsega oleme natukene nagu üle piiri läinud, et me oleme ennast nagu lukku tõmmanud ja nüüd on hea kuu, kus sulle avada ennast uutele. Sest vaata, sa lõpetad ka enese saboteerimise selles mõõkade 7 nagu ära. Ka nagu need roosad prillid tulevad silme eest ära, sa hakkad vaatama, tegelikult ongi nagu toredaid inimesi ka siis meil elus ja vaatamata sellele, et maagikaardist tagurpidi on paljud võib-olla sinu endised partnerid või ka inimesed sinu elus on üritanud nagu võtta sinus ära või võtta sinult midagi või sinu arvelt saada nagu midagi, siis tea, et sa ei pea elama selles hirmus, et see nüüd juhtub, et karikate kuningas aitab meil nagu kuidagi sellele pehmele, autentsele, siirale, sügavale armastusele ennast uuesti avada, et see võiks olla väga romantiline kuu, kui sa vaid lased sellel olla romantiline kuu. Kui sa ise midagi ei tee, siis sa jäädki suletuks, eks ole, et sul tuleb ise ka võib-olla rohkem neid ohjasid siin nagu haarata. Et meil on ka siis loomahingede kaardipakis see hirm siin väljas ja stag on siis meessoost hirve ja nagu mis on tema tähendus, et ta on nagu et liider ja juht, vaata kui võimsad on ta sarved ja sarvedest kasvavad välja roosad lilled ja roosa värv on siin nagu paljudes kaartides ja roosa ongi nagu selline enese tervendamine, enese nagu armastamine on ju, iseendale selle fookuse tagasitoomine ja sinus on need tugevad liidriomadused ja mul on tunne, et suhetes, paarisuhetes, sõprussuhetes, et sa pead olema see vedur ja see nagu initsiaator, et sina ütled, kuidas nüüd on, meie lähme nüüd sinna, et ma tahan rohkem armastust, ma tahan rohkem olla nagu sinuga koos, ma tahan rohkem sinna minna, et sa võib-olla pead ka vallaliselt, peate nagu enda poolt mingisugust rohelist tuld nagu välja näitama sellele inimesele, kes sulle meeldib, et ta saaks siis nagu aru, on ju,
et sa võtad need ohjakesed natukene alguses nagu enda kätte, aga tead, kui me vaata, see ongi maagienergia, kui me tahame näha muutust, siis me peame ise muutma ja me peame ise muutuma. Maag on ju kaart number 1, mina alustan, mina teen, mina tahan nii, mina tahan armastust, mina tahan unistuste kodu, mina tahan elada sellist elu, eks ole, ja see on hästi tugev nagu selline otsustusvõime ja sihikindlus ja meelekindlus, mis sellest kaardist nagu õhkub ja sa haarad need ohjad ja sa teed ära. Ja mulle meeldib, et see hirv on tegelikult nagu valge. Valge on see nii puhas ja nii siiras ja nagu selline uuesti sündimine, uute asjade alustamine, uuele teekonnale nagu minek ja sina juhid, et kuhu see läheb. Ja sinna juurde käib ka see, et sul tuleb suu lahti teha, paika panna teatud inimesed, kes võib-olla ei kohtle sind hästi, need on mõõkade 7 õigetpidi ja maag tagurpidi. On need töökaaslased, ülemused, sugulased, mingid endised partnerid, sõbrad, keegi, kes nagu vajab sult pidevalt aita mind, anna mulle midagi, aga sulle ei anna, vaata igasugused sellised asjad, et see hirvekene võtab nagu ohjad enda kätte, paneb paika, ütleb välja, ütleb, kuhu mina nüüd elus edasi lähen, nii et selline, et seda otsustuse võimet on palju ja sul on ka siis kaitseinglite kaardipakist, meil on siis see jõu ja võimu ingel ka siin väljas, kaart number 26 ja siin on see inimene, see naine on riides nagu selline Superman või et supernaise nagu riietas, et seal selline lehviv keep on tal ka seljas, on ju, ja siis see kehahoiak on on ju, et sa oled juht, sa oled boss, sa oled liider, asjad saavad sul tehtud, raha on sul hästi, töö on hea, suhetes sina ütled, kuidas on, keda sa tahad, keda sa ei taha, see on nagu nii ilus kuu nagu kuidagi, et suunata enda elu, unistada, manifesteerida ja tegutseda täpselt nii, et sa lood enda elu enda unistuste eluks. Ja nagu, et sa saad, mis sa tahad, et ja sina võtad kätte ja sina teed nagu ära, sul on siin lennukust ja ägedust ja ka mulle meeldib see siis kuu oraakli kaartidest, see 2 teed siis nii-öelda selline kaart on sul välja tulnud. Ja siin on meil siis ratsanik kappamas, et ratsaniku kaardid on alati seotud ka rüütlitega. Rüütlid alati istuvad hobuse seljas, kuskile nad sõidavad, kes kiiremini, kes aeglasemalt on ju, aga rüütlid on tegijad. Mitte ülemõtlejad, mitte passijad, mitte nämmutajad, mitte paigalseisjad, vaid nad võtavad kätte ja teevad ära ja võtavad kätte ja teevad ära, eks ole, et nad liiguvad edasi, aga sinu tee nüüd läheb nagu 2. Kas sa valid 2 inimese vahel, 2 suhte vahel, 2 töökoha vahel, 2 elukoha vahel, et siin on nagu 2 teed ja sellel kaardil on nad täpselt sarnased, mõlemad on kuldsed, mõlemad on ilusad, mõlemad on toredad. Nüüd tuleb endalt väga tugevalt selles maagikaardis küsida, et mõlemad teed viivad toredatesse kohtadesse välja, küll erinevatesse, aga mõlemad väga edukatesse, toredatesse kohtadesse, aga kumma ma valin, et mida ma tegelikult enda eluga teha nagu tahaksin. Võib-olla osad teist hakkavad 2 asja ka korraga tegema, et 2 töökohta korraga, 2 sissetulekuallikat korraga, see on ka väga hea, sest see kuldne värv sümboliseerib edu, kulda, karda, eks ole, rõõmu. Et ka päike paistab, eks ole, suur kuldkollane päike ja see hobune ikkagi koos selle ratsanikuga sellel kaardil on liikumises. Jalad on tal üles tõstetud, kuskile ta läheb, eks ole, et see on selles suhtes liikuv, arenev ja kiire nagu kuu, aga ära lase ennast tagant ka kiirustada, eks ole, müntide 8, ta küll läheb edasi, aga tema valib tempo. Ma teen rahulikult, ma teen omas rütmis, ma olen tubli töökas, asjad saavad sul kõik tehtud, tulemus on oodatust palju suurem, kui sa arvasid ja kõik läheb nagu selles suhtes hästi selles ka müntide 8, et ära nagu muretse, et mulle hästi ka see ratsaniku nagu sümbol siin meeldib, sest tal on nii lahe sadul ja lahedad riided, ta on värviline, ta särav, ta on äge, inimestele ta jääb silma. Karikate 7 ka seda ju tähendab, on ju. Karikate 7 korraks selline kõrvale põige ka, et kui sa pead valima uus töö, uus suhe, uus elukoht, kui on ainult jamad valikud laual, siis oota kõige nagu see äge asi ära, oota see, et miski lööb su nagu silma särama, vot see on nagu õige. Ei ole mõtet nendest jamadest hakata endale mingit kraapima välja midagi head, sealt ei tule niikuinii midagi head. Ja mulle meeldib ka see nagu mitte midagi tegemise
mitte millegi maagia, on ju. Et see on see olek, kus me elame hetkes, kus meil ei ole mitte midagi puudu, see ongi maagia, eks ole. Maagil on kõik olemas tegelikult, aga tal ei pruugi olla mitte midagi praegu. Tal on lihtsalt nagu tema ise ja siis mingi idee. Ja sellest mitte midagi tegemisest ja tühjusest ja kuskil sellest klaarsusest ja vabadusest sünnib meil kõik. Maagia on ju sellel kaardiga kirjas ja siin on meil ka maag, eks ole, väljas ja iga kord, kui need maagi ja maagia kaardid tulevad välja, siis see tähendab seda, et täiesti tühja koha pealt manifesteerime endale unistuste elu. Ja me ei pea muretsema, vaata kui me ütleme, ma tahan endale just sellist tööd ja just sellist kodu, see ei ole meie mure, kuidas see tuleb ja millal see tuleb ja kas see ikka tuleb. See tuleb niikuinii, las see olla universumi nagu teema, universumi nagu mure, eks ole. Et mulle tunne, et sa avastad, et sa võid tühja koha pealt tegelikult luua kõike. Ja see ongi maagi energia. Maag teab, et tal on kõik olemas, isegi kui tal ei ole mitte midagi olemas. Et ta saab selle delulu is the solulu iga kord ka maagi kaardis. Ja me peame natukene nagu oskama kastist väljas mõelda ennast ka energeetselt enda piire nagu nihutada. Et uskuda, et kõik ongi võimalik, isegi kui meil mitte midagi ei ole praegu, siis me saame kõik, mis me tahame, eks ole, et see on hästi nagu huvitav. Ja sinu esimene kaart ka, et see kaart number 33 ja 333 on ja, et selleks kuuks. Sinu hing juba teab, mulle meeldib see lumivalge ilus värav, millest oled minemas läbi, et see uks nagu kuidagi uus uks avaneb sinu elus ja mis sealt tagant paistab tegelikult meri, mäed, kosed, selline paradiis, nagu kuidagi paradiisi aed, et paljud teist lähevad reisile või võib-olla kuskil lahedasse sooja kohta, kus ongi meri ja mäed, on ja see on väga hea mõte sul, aga tea, et siin on ka, et selles suhtes uus uks on avanemas, on see armastuses, on see tööalaselt või võib-olla tulevadki need kõik ka korraga sinu ellu ja sealt on midagi väga head nagu ootamas, sinu hing juba teab. Ja sinu hing juba teab, et tal on äge töö, et tal on äge nagu unistuste elu, et ta elab sellises kodus, et tal on selline armastus ja selline suhe, et sinu hing juba teab ette, isegi kui sul on tunne, et sul praegu ei ole mitte midagi sellest, mis sa soovid, siis sinu hing juba teab, et tulevikus see on ja sa õpidki selles kuus nagu kuidagi manifesteerima rohkem, enda fookuse saad rohkem paika, sa tead, mis sa tahad, vaata see ongi see maagi energia, mis kohe selle hingekaardi nagu siin all on. Vot niimoodi, valik number 3, võtame ka siis sinu selle kuu olulised tähemärgid siin laua peal on sul siis väljas karikate kuningas. Karikate kuningas on kõik meessoost veemärgid, vähk, skorpion, kalad. Lisaks on sul välja tulnud siis ambur, ma näen ja jäär, ma olen. Väga põnev. Ja siis valik number 3, võtame ka siis sinu juunikuu olulised kuupäevad, millal miski juhtub, sinu ellu tuleb, mida sa pead teadma, olulised siis sellised ajapunktid. Ja seni, kuni ma neid numbreid siin siis avan, siis ma tahan sulle valik number 3 rääkida ka enda kodulehest tiiutarot.ee. Mida toob suvi 2026, selline lugemine on juba tiiutarot.ee kodulehel siis olemas. Et sa saad seda sealt vaadata, samuti mida toob aasta 2026 ja siis seal lehel on ka palju erinevaid lugemisi, raha, töö, karjäär, armastus, järgmine ime su elus, et positiivsed muutused, üllatused, mis on su ellu tulemas sinu elu 5 aasta pärast, seal on nagu kõik, et kui sa tahad neid vaadata, kui sa tunned, et see lugemine sinuga haakust, tahad vaadata rohkem, siis siin tootab tiiutarot.ee. Aga valik number 3, sinu siis juunikuu olulised kuupäevad, 1. juuni, 3. juuni ja siis me hüppame juba siit edasi kuu keskele 15., 16., 17., 19., 20., 24. ja 27. juuni. Need on siis olulised kuupäevad sulle siis juunikuusse. Vot niimoodi valik number 3, siis oli sinu lugemine. Ma loodan, et sul tuleb hästi vinge, tore, mõnus, imeline, vahva juunikuu. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!